Ja eks kui me uudistega juba siia Türi lillelaadale tulnud oleme, siis luusime siin natukene ringi ka ja praegu mina olen selles vahes, kus on taimed ja puud ja istikud ja minul on siin tere õhtust. Liina, kuidas teie nimi? Aide. Aide, keda teie esindate siin, millega te välja saab? Tegelikult ja väike kollektsioon aed Viljandimaalt. No, praegu natukene sajab vihma, ehk siis sellepärast ilmselt ka inimesi meie ümber liiga palju ei ole, aga kuidas on läinud? Põhimõtteliselt teine päev on õhtus. Ulmeliselt hästi, ütleks ma täiesti otse. Ma ei tea, mis on lahti, aga rahvas väga ostab. Kõik on väga teadlikud, kõik tulevad tegelikult teadlikult. Mul on ju ainult 2 liiki. On päevaliil ja on floks ja rohkem ma ei müügi. Sa tulid siis Türi lilleladale 2 lillega? 2 lillega ja täna on põhipäeva õhtu ja mul on plats peaaegu tühi. No tõesti, kui kaameramees saab näidata ka, et mina seisan siin, Aide seisab seal ja ega siin väga palju lillekesi ümberringi ei ole ja ma näen, et hinnad on siin 5, 7, 8. Oled pidanud tõstma ka? Natukene, mitte väga. Üksikud taimed, aga kuna ta on kollektsioonist paljundatud, siis need 10-eurosed taimed, mis müügis on tegelikult jõudnud minu juurde kordades kallimalt. Lilled leidsime üles, aga muidugi on ju tomatit ja kurki ka vaja ja tere härra Kase Aiand siinpool, ma saan aru, ja tere õhtust. Tere õhtust. Liina, kuidas teie nimi? Hinno. Hinno, kuidas teil müük läinud on? Ma vaatan, et teil on siin selline terve köögivili põld. Tühjus, pole enam midagi. Ehk siis see tähendab, et olete olnud edukas müügimees? Jaa, piisavalt. Rahvast on käinud siis palju läbi ja? Nagu Türi laadal ikka. Mis see tähendab? Et minul on see juba 43. aasta, et piisavalt. 43, meil on 47. laat täna. Kus te esimesed 4 aastat olite siis? Ma olen liiga väike. Ja nüüd ma saan aru, 43 aastat järjest käinud siin. Ja. Aga siis te olete ju õige mees, kelle käest küsida, et kas tänavu laat on ka kuidagi teistsugune? Iga laat on natukene isemoodi. Ega kõik laadad ei kujune ühtemoodi, aga Türi laat on ikkagi, laatade kuningas. Et võib rahule jääda. Aga mina nüüd siin selline potipõllumees 2 aastat järjest. Eelmine aasta minu tomatvilju ei kandnud, see aasta proovin uuesti. Äkki annate mõne nipi, kuidas ma mõne punase marjakese saaks? Valed sordid. Ega lilli ja taimi ei saa ju muidu istutada, kui sobivaid rõivaid ei ole ja ma näen, et siin on tukse telgikene ja ma saan aru, et need ongi need tunked, mis te müüte, jah? Loomulikult, tere! Tere õhtust, Liina, kuidas teie nimi? Angela. Angela, kuidas teil müük siis läinud on? No super hästi, peaaegu sama tulemus, mis maamessil. Kõik inimesed ütlevad, et super hästi on läinud, super hästi. Ma saan, rahval raha on vist või? Tuleb nii välja. Aga teie teete siis selliseid, kas ma tohin öelda, et naiselikke töörõivaid? Ja täiesti tööriided naistele ongi. Selle järgi tegigi, et naistele oleks ka midagi selga panna. Aga kui nüüd mõni mees tuleb, ütleb, et kuule, mina tahaks ka nii väga roosat ja lilledega. Mul on meestele kohe olemas mingid oma meeste variandid kauboi mustriga, üks mees ostis ka, aga saab meestele ka roosasid, et see meil on käsitööna teeme Lõuna-Eestis. Oota, keegi siin. Me oleme laivis praegu või? Mis me ostame, mis see maksab? 275 eurot. Nii, läks nüüd pime oli. 275 eurot on üks see? Jah. No käsitöö maksab ikka. Jah, ja selleni ma tahtsingi jõuda, et käsitööna teeme Lõuna-Eestis, et saavad pikemad, saavad suuremad suurused, väiksemad suurused, et lõpuks ometi saavad inimesed seda, mis neil vaja on, et nad ei pea võtma suvalist riiet, mis kuskil on. Ja siis see ongi see hind ka, aga nad saavadki sellised, mis neile meeldivad, mis on mugavad ja inimesed ostavad juba teist paari ka. No võt, nagu siis peavad vastu ja kenad. Siin ma saan aru, inimesed ostsid, jah? Tuleb nii välja, jah! Tere, teie just ostsid endale need tööpüksid? Jah. Aga kuidas tundus, et kas hind oli krõbe või parasjagu? No ma ikkagi loodaks, et saab neid pikemalt kasutada kui paar päeva ehk siis ja tõesti on väga mugavad. Kui isa maksab, siis ei ole ju krõbe. Et kui isa maksab, siis ei ole krõbe. Kusjuures see on kõikide tüdrukute selline rahasäästmise nipp, et kui isa maksab, siis on tasuta. Palju õnne, te olete liitunud tuksetaride kogukonnaga. Aitäh!